Plaan rattaga ümber Eesti sõita ja otse pildistada teile kõike näidata. Tervet teekonda, 19 päeva, 1500 kilomeetrit. Nüüd ma natuke näitan teile seda marsruuti ja ratast ja tehnikat kergelt. Ühesõnaga see aasta ma hakkan ümber Eesti sõitma jalgrattaga. Ei sõida seekord plaaniga Rumeeniasse, ei sõida Narvast Sõrvesäärde, lihtsalt teeks Eestile tiiru peale. Aga entusiasm on olemas, see on hea. 1500 kilomeetrit ainult ju. Ühesõnaga see ratas, muidugi hakka selline välja nägema. Siia tuleb lisasi juurde veel kõvasti. Ma toon ühe ära kohe. No nii, siin ta mul on. Ja see käib siia ilusti. Apsti. Tahajärgi, see on käru. Minu lifesaver, kui nii võib öelda. Siin on päiksepaneel taga, 100-vattine EcoFlow oma Starlink Mini. See peaks interneti tootma meile. Ja siin kastis on akujaam, 250-vattine, nii et äkki toidab ära minu reisi. Mina ei tea, võiks toimida. Päris suur kolakas on, raske ka, aga kuidagi peab ju teile selle pildi eetrisse tooma. Sest ei taha siin õues rohkem olla, vihma saab ja värk, et ma arvan, et läheb tuppa, hakkame marsruuti teile näitama. No nii, siin on ühesõnaga see marsruut meil ees ja vaatame siis, kus me alustame. Alustame Tallinnast tegelikult seda sõitu. Ja hakkamegi Läänemaa poole vurama lihtsalt vaikselt. Siit ilusti kenasti mööda Eurovelo 13 teed. Ühesõnaga hakkame Tallinnast tulema läbi Keila joa Paldiski. Ja ilusti kenasti siis esimene õhtu on Viisterpalus. Need kollased sildid on kilometraaž siin. Ja need teised on niisugused sinakad, valged numbrid on lihtsalt selle jaoks, et ma olen marsruuti liigutanud ühes kohas teise natukene, kui ta mulle algselt välja pakkus. Ühesõnaga, Viisterpalu on plaan esimene öö jõuda ja teine siis öö juba võiks olla Hiiumaal otsapidi Tallinnast. See on selline kahe otsaga asi, ma ei tea, kas ma jõuan Hiiumaale, sest et sõita on suht palju. Aga mõte on lihtsalt see, et kuna Hiiumaa praam seda 1,5 tundi üle, et siis ei kaotaks hommikul seda kilometraaži või seda, ühesõnaga hommikul seda aega ära. Et siis pigem läheks juba õhtul Hiiumaale kas või viimase praamiga üle ja ikutaks seal kuskil telkimisplatsil. Enam sõimimiskohad on pandud RMK telkimisaladele, nii et sellega tohiks probleemi olla, kui keegi küsib, kuidas siis telgiga ööbin ilusti kenasti. Aga kui me nüüd vaatame, siis Hiiumaal on plaan olla üks päev, samamoodi siin Kallaste telkimisalal, Kaleste, vabandus. Hommiku poole juba teha selline kerge spurt, 3. päeva hommiku spurt, ehk siis 11. praamiga jõuda siis Saaremaale. Ehk siis idee poolest võiks olla lõunaks Saaremaal ja siin sõita siis järgmises telkimiskohta, milleks on meil Konati telkimisala. Et ütleme, päris mööda piiri ei liigu või mööda täpselt ranniku äärt, et see ei ole otseselt plaan, aga lihtsalt, et teha nii-öelda Eestile selline väike tore tiir peale. Siia tuleme Sõrve sisse. Vaatame, äkki jõuame siia sõita. Ja siis ega siin muud jällegi midagi, lihtsalt päevas enam-vähem, päevakilometraaž jääb 85-90 sinna vahele, oleneb päevast täiesti. Et mõni päev on pikem, mõni päev lühem, oleneb, kuidas telkimisaladega on. Selline, katsub keskmist 80 hoida. Siin on järgmine meil telkimiskoht, siis tuleme siit ups, ilusti Matsiranda. Ja nüüd Matsirannas Pärnusse ma olen pannud väiksema distantsi, sest et ma ei tea täpselt, kus võiks siin nagu ööbida. Ehk siis võib-olla ööbiks Pärnus. Aga see jälle mõjutab seda järgmist päeva, see on 90 päev. Ja see on nüüd see esimene päev, mida ma nagu natukene kardan. Ja miks ma kardan? On põhjus väga lihtne, kui ma siit võtan kõrguskaardi lahti. Siis me näeme, et ega siin kõrgusest nagu midagi väga hullu ei ole. Mõni tõus siin, seal, mõni langus. See on nagu tehtav. Aga kui me jõuame nüüd siia, see on nüüd Pärnu, kus mul siin hiir on 700 kilomeetri peal, enam-vähem pool reisist on läbitud selleks ajaks, kui me Pärnusse jõuame. Ja siit edasi, alguses on veel okei, aga Kilingi-Nõmme jõuame, võt siis nagu läheb nagu natukene pressimiseks võib-olla. Ma ei ole kindel, võib-olla. Ma ei ole seal kandis nagu nii palju rännanud, et ma teaksin. Aga üpris kõrgeks läheb see 112 meetrit on vaja ületada. Iseenesest ei ole nagu palju, aga rattaga võib-olla on.
mulle tundub, et see on nagu selline, et sealt hakkab see Lõuna-Eesti kuppelmaastik vaikselt pihta. Et siin samas siin Kilingi-Nõmmest edasi Tarksil Uia ja Tõrva ja mis siin kõik jääb lõpuks vahele. Võt see on nüüd kahe otsaga asi, et kuna meil on Starlink peal, siis Starlink väga metsa ei kannata. Ja ma ei tea, kuidas selle, mis tee see on, Uulu-Valga või? Uulu-Valga tee liikluskoormus on. Ja kuna me pean arvestama seda, et me lähme jaanide aeg sõitma, siis jaanide ajal on autosid päris palju. Ja kuna siit ei tule väga palju häid teid, sest et ma ei tea, kas te näete siin, aga mööda seda hiirt on Läti piir, siis siin ei ole väga palju häid teid, mida sõita justkui. Ehk siis see Valga-Uulu maantee oleks üks parimad valikud. Aga siin Taagepera kandis on võimalus allapoole keerata, siis siit tuleb samamoodi asfalttee ilusti ja enam-vähem Valka välja. Kuigi tahaks iseenesest Tõrvast läbi käia. Äge koht. Et ma võib-olla tõstan selle marsruudit siia üles tagasi. Ega mis siin midagi, jõuame kuskile siia Läti-Eesti piiri peale. Siin on ka mingid toredad telkimisalad ja saab põõnata rahulikult. Ja siis hakkab kõige raskem päev. Kõige raskem päev sellepärast, et siin on kõige pikem kruusadistants, mis meil peaks olema vähemalt plaani järgi. Ja ühtlasi siia sisse jääb ka Eesti kõige kõrgem tipp, Suur Munamägi. Et ilusti kenasti siin samas külje all meil. Isegi näita siin kaardi peal seda. Aga see on niisugune 60 kilomeetri peale, ehk siis pool päevast on juba kindlalt läbi. Et võib-olla läheb raskeks, võib-olla ei lähe. Eks ole näha, jooksvalt saab plaan ümber teha. Ja plaan on siis juba Vastrinna sööbida. Siit edasi Räpina külje alla, mööda siis piiri sisuliselt. Käime Värskast läbi ja liigume siit ilusti kenasti Tartu suunas. Ja nüüd on küsimus minu meelest. Kas me lähme läbi Tartu või lähme Tartu äärest? Sest et Kavastuparv on kinni, kontrollisin. Kavastuparv on muidu siin, oleks tahtnud siit üle minna, aga kuna see on kinni, siis jääb see plaan ära. Tuleb ikkagi mööda seda Räpina maanteed siit sõita. Ja kui minna nüüd läbi Tartu, siis tähendab seda, et see marsruut muutub natuke, kilometraaži tuleb juurde, ehk siis ööbimine toimuks Tartus. Aga võib-olla meil läheb natukene aegkriitiliseks see, kuna inimesed peavad tööl käima. Ehk siis me peame kindlasti tagasi olema 5. juuliks. Start on meil 17. juuni. Ja, start on 17. juuni ja lõppu, Tallinnas tagasi peaks olema 15. juuli. Aga eks seda just ole jooksvalt näha. Võib-olla juhtub veel midagi huvitavat teie peal. Et Tartu on niisuguse natuke küsimärgi all, kas me lähme Tartut ründma või ei lähe. Ja ega siin muud ei ole midagi. Tuleme siit mööda Peipsi äärt edasi. Siia küsimus, miks siin paun on, siis miks mitte. Seal kandis ei ole väga palju käinud. Mis meil siia vahele jääb Avinurme ja mingid muud toredad asumid. Plus rattatee läheb ka siit, nii et siin ääres ei ole teab, mis palju vaadata. Lohusu on. Ja samas, kui aegkriitiliseks muutub, siis me võime selle ära muuta, lihtsalt selle ääre läbi pressida, see on täitsa sõidetav tee siin. Ja siis siit ilusti kenasti keerame tee peale üles tagasi. Tuleme siit alt poolt natuke, lups. Jõhvi peale juba. Ja Jõhvi pealt lähme siis üles täitsa ranniku äärde ja sõidame mööda seda ranniku äärt kuni lõpuni välja. Siin on ka ilusti tõuse ja langusi, päris järskusi, sest see on pankrannik ja orud ja kõik, mis seal vahel on. Ühesõnaga siuke väike teekond ümber Eesti. Tahaks nii palju loota, et Levi enne saaks kõikidele otseülekandega teha siia sama YouTube'i ja Twitchi, et saate otseülekandega vaadata seda asja, kuidas meil läheb ja mis juhtub. Ma ei oska väga hästi neid YouTube videosid teha siia nii eesti keeles ja ma ei oska väga hästi neid YouTube videosid teha siia. Ühesõnaga, ma lähen lihtsalt rattaga ümber Eesti sõitma ja olen ülekandega eetris otse. Nii lihtne ongi. Päikest!